Pärnul see koosseis pannakse niimoodi paika, aga lõpuks see, mis meil väljakul vastu vaatab. Kõige alus ja kõige olulisem vaatab selle... Anier! Põrkab see tagasi ja Travalli on täitsa võimalik. 1-1 võtta Aalo ette, seda ta tahab teha ka, vasaku jala peale tuleb löök esimesse posti ja nõmm praegu Travalli täitsa üksinda. Aalo magas täiesti selle maha. Veel jätku, William läheb lihtsalt siseküljega sööt. Miimsust on tal olnud. Kõrge pall ja jälle pea tuleb sinna. Ja jällegi Viktor. Kalju mängib samal ajal Tammekaga ja oota, vaatame selle olukorra ära. Hõim täitsa kastis üksi. Ja Miller! Ja tuleb ja Miller lööb ära. Ja siit me näeme, et Kalju praegusel hetkel kaotub Tammekale Tammeka on seda mängu kohtumist nõelda Kalju vastu juhtima läinud ja Paide praegu samuti saab siit oma esimese kätte. Jah, no see... Palju ründejõudu on ikkagi Paidel tulemas ja Anier seal ja oi. Miller. No nüüd on ohtlik. Anier. Travalli kastis on, tuleb pall kasti! Ja jälle Sülle. Oi, ja Kambja mees hakkab minema. Ai, aga jätab sõpradele ka. William. Ei tule lööki. Ikka otsitakse seda kohta ja... Tahtis nii mugavalt. Näeme ründajatelt, kus nad löövad palju väravaid ja palju nad löövad ka penalteid. Aga pall on kastis! Sõim lööb latti. Oi, ja nüüd eksitite ruuga. Ja pall peaks minna. Ei lööra. Ei tule. Nüüd Õimule see pall ikkagi tuleb. Ja moment ja William leitakse kastis. Ei tule veel löök. Ja William lööb ikkagi ära selle. Tundus juba, et oli kehva puude esimene Williamilt, aga suutis ikkagi siin ette nurka selle palli ära lüüa. Ja siin ikkagi näidatakse taeva poole ka, et ikkagi õnne jumal nendega oleks. Aga suurepärane eeltöö jällegi Õimu. Viktor Hugo pall kõrgele toob ise selle edasi ja toob ise selle kasti ka ja vasakuga läheb lööki ära, kui lihtne see jalgpall võib olla. Kui niimoodi seina saab mängida ja lüüakse lihtsalt nõmme selja taha. Brasiilia poisid siin vasakul äärel ikkagi rohkivad täiega praegu. Ja päris, siin võiks natuke nõmm ka praegu peeglisse vaadata, et väga tühjaks jäi see esimene nurk tal. Ja esimesse nurka see on tal juba täna teinud. Miller ja. Ei saa Anier pihta täna. Ja nii on. Paide kunstmuru väljakul Kristjan-Erik Lääne vilistab ära ja lõpuvile on nii-öelda kõlanud 3-0. Ja meie juurde on jõudnud Pärnu Vapruse kaitsemängija Siim Aer. Täna siis selline mäng, sinu esimesed emotsioonid? Kahju jah, läksime nagu kõvemat võitlust andma, aga jäime ikka selgelt mingites asjades alla ja täna nii. Aga mis selles mõttes suures pildis valesti läks? Esimene poolaeg, vaatasin statistikale kotsa, kõva press oli teil peal, ise raamide lööki ei saanud, peale lööke ka 0. Mis täna valesti läks? Ma arvan, et just see, minu arvates võib-olla see alt üles ehitus, et nad panid meie käigud hästi kinni ja me ei suutnud nagu midagi väga head leida ja nii oligi. Mida järgmisteks mängudeks üldse tänasest mängust kaasa võtta on? Täna selge algajamine Paidele, aga midagi positiivset ikkagi tänasest päevast ju võiks kaasa võtta. Ja, ma arvan, et see lõpuni pingutamine, mitte alla andmine, et üks mäng on veel minna ja viimane mäng on üsna põnev ka, et nii, et me lähme mängima. Kuidas endal kogu selle hooaja mõistes rahule jäänud olete praegusel hetkel 6. positsioonil Trans tegelikult nii-öelda lähedal teie ees, et kuidas selle kokku võtaksid kogu sellest asjast? No ma arvan, et pigem me saame rahul olla selle hooajaga. Augustis tegime väga hea mineku ja üldpildis ma arvan, et me saame rahul olla ja ei saa väga nagu kurb olla või et jah. Mis häält Igor Prins poolajal tegi, kui esimene poolaeg vaatas vastu kaotusseisus? Ta ei teinud väga kurja häält, pigem nagu sellised taktikalised nüansid, mis ta läbi rääkis ja pigem see jah. Hüva ja edu viimaseks mänguks!
ja Oskar Hõim ka meie juurde jõudnud on, Paide poolkaitsja. Täna siis selline mäng, võtsite veenva võidu 3-0, mis ise selle mängu kohta ütleksid? Ei, kontrollisime tervet mängu. Teise poole algus korraks oli mäng veidi rabe meie poolt, aga 3-0 võit ja domineerisime täielikult. Sinu enda jaoks ka päris nii-öelda resultatiivne mäng, alustasid ju tegelikult enda positsioonist nii-öelda väljas. Ei olnud täielikult alumine poolkaitse, vaid said keskel toimetada ja 2 väravasöötu, kuidas ise seda kõike kirjeldaksid? Jah, täna olin 10 peal, sain liini taha jooksu teha ja nagu nägime, siis töötas 2 väravasöötu ja saab rahul olla. Kuidas palju te niisugust asja üldse, praegusel hetkel teil mõned mängijad olulised on väljas olnud, kui tihti sa pead üldse trennis sellisel positsioonil mängima? Vahest ikka. Näiteks Oja ma praegu väljas, katan tema positsiooni, et midagi viga ei ole, et vahet ei ole, kus mängin, et tähtsam, et mängin ja läheb hästi ja see on tore. Praeguse seisuga, nagu ennem vaatasin järgi, siis Nõmme Kalju ikkagi võttis võidu 2-1 Tammeka üle. See tähendab seda, et jääte 4. Viimases mängus ootab teid Kalju ees järgmisel nädalavahetusel. Mida sellest mängust üldse oodata või nii-öelda loota on? Jah, kahju, et Kalju vist võttis selle mängu ära. Ja aga vahet pole. Lähme võtame selle mängu ikka ära, et proovime maksimum anda ja proovime selle võidu kätte saada. Hüva ja edu!